Meelemürkidest siis on mul palutud rääkida. Ma mõtlesin selle üle kohe alguses järele, et väga palju sõltub sellest, mis inimest paluda rääkima sellisel teemal. Kui rääkida kellegi, kes on sõltuvusainetest, meelemürkidest ise välja tulnud, siis ta räägiks hoopis teist laadi juttu. Või kui oleks keegi meedik, siis ta räägiks sellised füsioloogilistest toimetest ilmselt. Psühholoog räägiks oma mätta otsast. Nii et aga kui palutakse pastorit rääkima, siis te saate pastori juttu. Nii et ma kindlasti ei ole nüüd selline inimene, kes oleks pädev rääkima sellistest meelemürkidest, mingitest füsioloogilisest toimest ja ma pigem ei tungigi siin sellesse pinda eriti. Vaid teen selle mätta otsast nii nagu ma selle mätta üles leidsin. Ma enda jaoks lähenesin asjale niiviisi, et on olemas nähtavad. Kõigepealt on olemas nähtavad meelemürgid. Selle mõttes nähtavad, kogetavad, me saame neid kuidagi nagu nendest aimu, neid on võimalik kuidagi kirjeldada, tähele panna. Need on siis mingisugused ained, mingisugused impulsid, mingisugused tegevused, mis kuidagi võtavad meie meeled enda valdusesse ja mõjutavad neid meeli siis mingis suunas, tavaliselt siis, kui tegemist meelemürkidega, siis halvemuse suunas või nüristumise suunas. Selle all võiks siis rääkida sellistest asjadest nagu mõnuained. Mõtlesin, et see mõnuaine kõlab juba eriti mõnusalt. Ega paljude asjadega on nii, et halvadele asjadele antakse hea nimi ja siis tundub, et ongi nagu parem. Inimloomusel on see omane, seda räägib keeleteadus, mis on minu esimene haridus, seda ütleb inimloomus, paneme asjale parema sildi, siis kõlab nagu mõnusamalt. Ma mõtlesin, et kui nagu piibellik nimi panna, siis mõnuainete nimi võiks olla äkki himuained. Kõlab juba natuke ebameeldivamalt. Aga näiteks alkohol, narkootikumid, sellised mõnuained. Ilmselt on võimalik, päris sellised sõltuvuslikud ained on need. Alkohol ei ole mitte lihtsalt toiduaine, vaid inimese organismi jaoks mürk. Igasugused ravimid samamoodi võib kasutada nagu vähesel määral teatud otstarbeks, aga mingist hetkest nad lähevad sõltuvuslikeks aineteks, meelemürkideks. Ja asjad, mis mõjutavad meie kesknärvisüsteemi ja psüühikat, neid me nimetame siis meelemürkideks. Ja lisaks sageli nad on ka veel sõltuvuslikud. Ja siis on kuskil sellised piiripealsed asjad, nagu, mis ei tekita sõltuvust selles mõttes või ei vähenda inimeste elukvaliteeti sellises mõttes nagu alkohol või narkootikumid, on mingisugune kohvi või kofeiini sisaldavad asjad, energiajoogid, näevad kuskil mingisugune skaala on seal kuskil. Aga ilmselgelt on alkoholil ja kohvil suur vahe sees, kuigi ka kohvil on teatud oma negatiivsed omadused, sest Eesti ühiskonnas pered ei lähe lõhki, inimesed ei riku oma tervist ära, autoavariid ei juhtu sellepärast, et inimesed joovad kohvi küll, aga juhtub sellepärast, et inimesed tarbivad narkootikume või alkoholi, nii et seal on tohutu suur vahe sees. On mõnuained, nähtavad asjad, sellised maised nähtavad asjad. Siis on hasarti tekitavad asjad, samuti meelemürgid. Alles siin mõni aeg tagasi üks minister astus tagasi sellepärast, et tal oli tekkinud kasiinosõltuvus. Ja ma ei tea, kas ta ise astus tagasi või sundis kapo teda tagasi astuma teatavasti, kui inimesel on sõltuvuslikud harjumused, siis on inimene kerge saak manipuleerimiseks, nii et need on minu oletused, aga mis sealt minule nagu meelde jäi või mida ma tähele panin, selline meelemürk nagu
nutisõltuvus või hasarti tekitavad sõltuvused, ta on nii nähtamatu teiste inimeste jaoks, sa võid isegi ministriks saada sellega ja olla ministriks seal ja tegelikult sul on teine elu kusagil. Ja need asjad on nii ära peidetavad, et sina tead, Jumal ka teab, aga teised inimesed, neil ei ole aimugi või vähemalt nad arvavad, et see on võib-olla kontrolli all. Igasugused hasarti tekitavad mängud, kasiino, kas siis päris kohas või internetis tänapäeval, igasugused ekraanimängud, nutisõltuvused, kõik see on kuskil ka meelemürkide all. Pornograafia, samuti selline, selles mõttes nähtav, et ta on nagu maises mõttes nähtav ja olemas. Sellel on võimalik kuidagi silti külge panna. Tänapäeval ma pakun, et meelemürgiks võiks liigitada ka informatsiooniruumis. Kui me oleme hästi palju väga ühesuguses inforuumis, siis see võib osutuda ka meelemürgiks. Me nagu enam me muutume väga ühte suunda ühesuguseks, me ei tarbi enam muud informatsiooni ja see mürgitab meie meeli lõpuks. Ma arvan, et maailm ongi selline, kogu selline Facebookindus ja Instagramindus soodustab seda, et sa oledki, see pakub sulle välja ainult sinule sobivaid asju ja siis sa arvad, kogu maailm ongi selline ja tegelikult see on ka teatud mõttes meelemürk. Ja sealt soovitus, vaadake, lugege rohkem kui ühte kanalit, muidu see on meelemürk, isegi kui te arvate, et see on väga hea ja teile sobib. Nüüd, mida Piibel ütleb nende asjade kohta? Öeldakse, kõik on mulle lubatud, aga siiski kõigest ei ole kasu. Öeldakse, mulle on kõik lubatud, ja siis Pauluse kommentaar sinna juurde on, siiski miski ärgu saagu meelevalda sinu üle. Paljud nendest asjadest iseenesest nad ei ole sellised pahelised, aga küsimus on, mil määral me seda kasutame, millal ta muutub mürgiks. Ravim on hea toimega, aga mingist, kui me võtame seda liiga palju, ta muutub mürgiks. Alkohol on ka teatud ravimites sees teatud otstarbel, aga kui me võtame seda palju, siis ta muutub mürgiks. Siis mingisugused mängud on omal kohal, aga see saab meelevalda sinu üle, informatsiooni, pornograafia, kõige selle asjaga. Võiks teha sellist väikest arutelu teil omavahel. Võtke kuskil, osa rahvast on kuskil jalutanud, aga võtke vähemalt 3-5 kokku, võtke niimoodi 3-4 kokku. Millal saab öelda, et miski on saanud meelevalda minu üle? On küsimus. Millal saab öelda, et miski on saanud meelevalda minu üle? Võtke niimoodi 3-4-5 kokku. Võtta Sander ka punti. Arutage omavahel. Millal saab öelda, et miski on saanud meelevalda minu üle? Mis selle sümptomid või piirid võiksid olla? Nii. Kas te annaksite natukene vastastikust tagasisidet, et mis küsimus oli, et millal saab öelda, et miski on saanud meelevalda kellegi üle? Üks mõte siit. No meil tekkis näiteks selline mõte, et kui see aine, siis ütleme, saab olulisemaks kui põhiväärtused, näiteks sõbrad, perekond ja hoidku Jumal sellest, et see saab tähtsamaks kui Jumal. Nii, saab olulisemaks kui põhiväärtused, hakkab meid suunama siis, jah? Teilt mingi sisendmõte? Oli väga head mõtted tegelikult. Aga mõtlesime selle peale, et kui sa koged mingisugused ärajäämu nähte, kui sa jätad see tegevuse või aine ära mõneks ajaks, et see on kindlasti üks tunnus. Ja siis ma võib-olla nõustuks Meeriga, et kui igatsus Jumala vastu kuidagi kahaneb sellega seoses, siis miski on tulnud justkui nagu Jumala asemele. Et kui muud põhiväärtused nagu jäävad või suhted jäävad unarusse, kui tekib selline võõrutusnähte või et sa enam ei saa, on teil midagi
head veel juurde öelda? Jah, juba olid väga head mõtted, aga meil siis siin tuli ka aruteluks niisugune spetsiifilisem sõltuvus, võib-olla ongi mingid teatud inimesed, keda sotsiaalmeedias jälgitakse, et kui inimene võib-olla on sõltuvuses, siis ta hakkab käituma nagu see iidol, keda ta siis vaatab rohkem, et hakkab mingeid tema käitumismustreid üle võtma. See võib ka olla tunnus. Hakkad muutuma nende asjade moodi, mis meelevalla märk keegi on võtnud sinu üle meelevalda siis, jah? Mingi aine, mingi isik. Aitäh! Jumala sõna ütleb, et inimesed ütlevad, mul on kõik lubatud. Jumala sõna ütleb, kui siiski kõigest ei ole kasu. Inimesed arvavad, mulle on kõik lubatud. Jumala sõna vastab, ärgu miski saagu meelevalda sinu üle. Need on nüüd see nähtavad asjad. Ja mina läheksin siit edasi, et Piibel räägib siiski, et on veelgi kangemad meelemürgid. Sellised vaimse maailma meelemürgid, nähtamatud meelemürgid, mida maises mõttes ükski psühholoog, psühhiaater, arst ei ütlekski meelemürkideks võist. Aga need nähtamatu maailma meelemürgid ei ole sugugi vähem ohtlikud, vaid sageli on nad veel mürgisemad. Viimasel ajal räägitakse, viimased aastad, mõni aasta, Havanna sündroomist, olete mõni kuulnud sellises, et Ameerika välisdiplomaatide, sõjaväelaste, esindajate juures välisriikides on märgatud selliseid imelikke tervisehäireid. Viimase 3-4 aasta jooksul välisriigi, põhiliselt Ameerika inimesed välisriikides siis. Need tervisehäired või imelikud sümptomid on valust ja kohinast kõrvades kuni teatud tajuhäireteni, et inimesed ei taju enam adekvaatselt mingeid asju. Ja alguses need lihtsalt olid tervisehäired, nüüd on märgatud teatud sellist mustrit selles, aga ei teata, mis on selle põhjused. Nad on sellised veidrad, nad tulevad, nad on, et see ei ole nagu loomulik, et inimesed ikka jäävad mõnikord haigeks. Aga et seda on üle keskmise ja on välisdiplomaate, keda on kutsutud tagasi, need on ikkagi hulgaliselt, keda on kutsutud tagasi ja kellel on mingisugused häired. Nimetatakse Havanna sündroomiks ilmselt sellepärast, et Havannas esimest korda täheldate seda. Oletus, mida siis nüüd Ameerika salaluure ja teadlased on teinud, oletus on see, et see võib olla teatud mikrolainete energia, suunatud pulseeruvad raadiosagedused ja oletatakse, et selle taga siis on mingite välisriikide luureteenistused, kes üritavad teatud mingisuguste mehhanismidega rivist välja saada inimesi. Nüüd, aga täpselt ei teata. On mingid mürgid, meelemürgid, tänase teema põhjal siis võiks öelda, nii asi, mis mürgitab inimese meeli, need tajuhäired tekivad, aga ei ole teada, mis see on. Ja nüüd, miks ma selle praegu selle näite siia sisse toon, on see, et maailma kõige suurem või üks parimaid salateenistusi ja parimaid teadusi, kui Ameerika Ühendriikidel on, siis kellel veel, eks. Nad saavad aru, et on mürk, aga nad ei tea, mis see on ja kust see tuleb. Ja kõigi eelduste kohaselt on tegemist siis, või oletuste kohaselt on tegemist siis mingite vaenulike luureteenistustega, kes üritavad inimesi maha saada rajalt. Nii et on mürgid, on sümptomid, aga ei teata, kus on põhjused. Seda ma toon lihtsalt näitena siia sisse, paralleelina. Piibel näitab, et maailmas on hästi salakavalat mürki. Ja on keegi, kes seda mürki siia maailma muudkui sisse pritsib. On olemas saatan, ja kes tahab seda mürki siia saata ja on patt, saatan tahab pidevalt meie elu mürgitada. Ja üldjuhul inimene ei saa aru, kust see tuleb ja mis see on. Kui me oleme nüüd Kristuse juurde pöördunud, siis me vähemalt oleme teadlikud sellest ja Piibel räägib sellest. Ega me ka alati pihta ei saa, millal see tuleb. Aga suur rõhuv enamus maailmast, nad on täielikult ignorantsid selle kohtas. Et on olemas saatan, kes tahab mürgitada inimeste elu, on olemas patt, mis mõjutab meie elu. Me saame aru, et midagi on maailmas väga viltu. Paljud inimesed saavad aru. Perekonnad,
lagunevad. Lapsed kasvavad üles lõhkistes peredes, enesetappe on järjest rohkem. Erivajadustega inimesi on järgmistes põlvkondades järjest rohkem. Üksindus on järjest kasvav nähtus. Kuskilt tuleb meie kõigi inimkonna sisse sellist mürki ja kõik on nõutud, kust see tuleb. Ma mõnikord olen mõnda sellist teadlast, psühholoogi, sotsioloogi nagu mitte väga süstemaatilist. Ma paar korda olen teinud vestlust, et ilmselgelt võrreldes 50 aastaga asi on läinud hullemaks. Inimsuhetes, abieludes, üksinduses, repressioonides, haigustes, kust see tuleb? Ja selline vastus on nõutus. On mingisugused asjad, mis aitavad sellele kaasa, aga kust see tuleb? Piibel ütleb midagi inimese kohta, mida ei taheta kuulda, et suurim meelemürk on patt ja suurim mürgitaja on saatan. Ja ma ütleks, et need on sellised nähtamatud meelemürgid. Nähtamatud meelemürgid. Nagu te aru saate, pastor keeras ikka jutu patu ja jumala peale ära. Aga ma arvan, et asi on seda väärt. Ja ma tooks välja täna kolm meelemürki, mida saatan kasutab. Kindlasti neid võiks olla rohkem või vähem, aga 3 on üks hea arv. Kõigepealt himud on üks meelemürk. Ja ma ei võta need lihtsalt meelevaldselt kuskilt, vaid on mingisugused kirjakohad. Efesuse kirjas Paulus räägib niiviisi, rääkides usklikele inimestele, et millised olite enne uuesti sündi, enne pöördumist. Ta ütleb, te olite surnud oma üleastumistes ja pattudes. Ja jätkab, saatan on nüüdki tegev uskmatute seas, aga enne pöördumist ka meie kõik käisime oma himudes. See sõna himu tuleb sealt. Et saatan on põhjustanud seda, et inimesed käivad oma himudes ja hinnang Jumala poolt on see, et te olite surnud. Selle tulemus on see, et te olite surnud. Mürk oli väga efektiivne. Meelemürk, himud ja inimesed on surnud üleastumistes ja pattudes. Himustamine on üks saatana mürkidest, selline nähtamatu maailma mürkidest. Meil ei ole meil ei ole himustamise kohta ühtegi maist seadust, et sa ei tohi himustada. 10. käsus on viimane käsk, aga meil pole kriminaalkoodeksis, et sa himustasid, lähed kinni või maksad trahvi. Kui sa selle himu põhjal tegutsed, siis sa võid saada karistada, aga himustamise vastu ei ole, et ma tahan midagi saada. Ja himustamine selles mõttes, osa sellest on see seksuaalne himustamine, aga piibli mõttes himustamine on palju laiem. Varaline himustamine, ma tahan saada midagi, mis mul ei ole. Teise riideid, teise naist, teise autot, teise raha või lihtsalt ma tahan midagi, mida mul ei ole ja see muutub minu jaoks suureks väärtuseks. Nii et üks nähtamatu maailma meelemürk on himud. Tegelikult sellest saab kõik alguse. Olgu siis seksuaalne himu, tänapäeval nimetatakse seda seksuaalseks vabaduseks. Jällegi, paned teise sildi, tundub asi palju positiivsem. Aga selles mõttes, kui kasutada tänast teemat, seksuaalvahekord väljaspool abielu on mürk, mis mürgitab inimest. Pornograafia on mürk või siis rahahimu. Me nimetame seda võib-olla teinekord viisakalt investeerimiseks ja tulevikku vaatavalt käitumiseks. Rahahimu on ka mürk. Üks parimaid vastumürke sellele oleks olla helde, anda asju välja, kinkida kellelegi midagi. Igasugu muid himusid, ma nimetaks ka enesekesksus selliseks himust, et olla ise kõige keskel. Jeesus ütleb, et armasta oma ligimest nagu iseennast, tänapäeval on sellest saanud armasta iseennast. Midagi on keskelt puudu jäänud, aga kõlab päris hästi. Ja kuskilt himudest saavad kõik need nähtavad pahed alguse. Sõjad tulevad sellest, et valitsejad ja riigid himustavad maid ja territooriume, mis nende omad ei ole. Või naabrite jõukust.
abielu rikkumine algab himust inimese järele, kellega sa pole abielus. Lehtedes lapata veebilehti, siis aeg-ajalt tulevad päris sageli pealkirjad ette. Millest tunda ära, et sul oleks aeg lahku minna? Millest tunda ära, et sa peaksid partnerit vahetama? Selline himude õigustamine. Himustamisest on tehtud suur tööstusharu, reklaaminduseks nimetatakse seda, et õhutada meie himustamist, aidata sellele takka. Väidetavalt kulutavad ameeriklased reklaamile rohkem raha kui kõikidele riiklikele haridusasutustele kokku. Kuskilt loetud informatsioon. Aga piibel ütleb, et saatan ongi inimkonna nendest meelemürkidest nii läbi immutanud, et inimesed on surnud oma pattudes. Mürk mõjub, himu põhjustab surma, lahusolekut Jumalast ja inimesed õigustavad ka seda. Küll on hea rääkida nendest pahadest inimestest kuskil seal. Me teeme ise seda ka, meil on omad himud ja siis me õigustame seda ja me arvame, et me saame siis paremini hakkama. Ja siis hea, kui Jumala vaim meile märku annab, et tegelikult see ei ole niiviisi. Teine, mida ma välja tooks nähtamatust, on soov olla maailma moodi. Soov olla teiste moodi. Kirjakoht Rooma kirja 12. peatükist. Ärge muganduge praeguse ajaga või praeguse maailmaga, vaid muutuge meele uuendamise teel. Katsuge läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea meelepärane ja täiuslik. Ärge muganduge praeguse ajaga, see on kirjutatud seal juba kristlastele, ärge enam muganduge, võiks see rõhuasetus olla seal. Et ärge laske enam mürgitada oma mõtteid selle mõtteviisiga, mis saatanal on õnnestunud ühiskonda luua, patuse mõtteviisiga, Jumalast kõrvale viima mõtteviisiga. Teisisõnu, julge olla teistmoodi. Meie selline nähtamatu meelemürk on olla teiste moodi, olla muganduda ja see on lihtne. Ja küllap me teeme seda kõik, mina kaasa arvatud ikka. Ma arvan, et siin on vaja sellist Jumala vaimu värskendust ja piibli tundmist, et see tasapisi muutuks ja siin ma tulengi lõpus selle juurde, et mismoodi siis me saaksime sellele vastu seista. Aga piibel ütleb, on nähtamatu himu, soov olla maailma moodi, ärge muganduge. Ja kolmas meelemürk, mille ma nähtamatu maailma meelemürk on eksiõpetused. Uues testamendis on ainult 2 või 3 raamatut, mis ei räägi eksiõpetajatest, mis ei hoiata eksiõpetajate eest. Et mitte ainult, üks on see kristlikus mõttes, aga laias mõttes, natuke see seondub selle eelmisega, ega siis maailm on täis õpetusi, mis õigustavad kõiki neid meelemürke. Olgu neid nähtavaid meelemürke või eriti need nähtamatuid, et ei öelda, et himusta ja ole teiste moodi, vaid et taotle oma eesmärki, naudi seda elu. Himude asemel nimetatakse naudinguks, raha himu asemel majanduslikud eesmärgid, enesekesksuse asemel nimetatakse, sul tuleb ennast kehtestada. Ja kuuled ja mõtled, et seal on terakõdat ka, ega siis see päris vale ei ole. Ja niiviisi need nähtamatud meelemürgid eksiõpetuste kaudu ka saatan kasutab seda. Ja kindlasti on olemas ka mürgist usku, isegi mürgist kristlust. Sellist kristlust, mis tegelikult võib osutuda saatana käes meelemürgiks. Ühtepidi see on nagu seda sorti kristlus, kus inimesed ei mõtle enam iseseisvalt, kus nad on nagu mingisuguse kogukonna või juhi kontrolli all või seal nagu selline massipsühhoosiga minnakse asjadega kaasa ja teinekord vaatad inimest ja kurb, aga ta on selle sisse sattunud, ta ei tule sealt välja. Ja teises servas on selline kristlus, kus piiblit seletatakse ümber nii, et see sobiks tänapäeva kultuuri ja himudega paremini kokku. Nii et on nähtavad meelemürgid, on nähtamatud meelemürgid ja kui me räägime halbadest asjadest, siis ikkagi peaks küsima piibli järgi, et kuidas saada meelemürkidest vabaks. Kuidas saada vabaks. Ja
headest asjadest rääkima, siis tõrguvad isegi vildikad. Mulle meeldib sõnade mäng ja ma arvan, et sõnadel on oma tähendused ja seal on oma tähenduslik mäng ka. Kui me räägime meelemürkidest, siis ma tooksin välja 3 meelega seotud asja, mida Piibel ütleb, et mis aitab vabaks saada. Ja kui on meelemürgid, siis peab olema meeleparandus. Esimene vastus, kuidas saada vabaks, on meeleparandus. Kui on meelemürgid, siis peab olema meeleparandus. Kui me oleme meelemürkide sõltuvuses, siis peab olema meeleparandus. Ja mina näen Piiblist, et patt oma olemuselt on meelemürk, patt oma olemuselt on sõltuvus. Ja me ei saa sellest lihtsalt vabalt lahti öelda siis, kui me tahame. See on nagu selline kõige suurem pettus, et ma teen pattu ainult natukene ja nii palju, kui mulle meeldib. Aga Piibel räägib, et see on sõltuvus, me oleme surnud patu all ja olgu siis nähtavate või nähtamatute meelemürkide all. Ja siis on vaja meeleparandust. Mis on meeleparanduse sisu, on, et tunnistada patuks, nimetada asja õige nimega. Ja nagu ma ütlesin, ma ei ole nende sõltuvusainete spetsialist, aga ma arvan, et seal saab nähtavates asjades samamoodi. Et nimetada asja, et ma tegelikult olen sõltuvuses. Tegelikult on mul probleem. Mitte lihtsalt, et mul natuke läheb palju raha selle asja peale või see nädal mul läks ainult 78 tundi selle asja peale. Et üldiselt ma saan sellest asjast lahti. Et on vaja, meeleparandus saab alguse sellest, et me nimetame asju õige nimetada, tunnistada pattu patuks, tunnistada mürki mürgiks. Ja mitte lihtsalt kahetsust, vaid nüüd seal tuleb juurde selline Jumala vägi, et minna sellega Jumala ette. Ja ma julgustan, selleks me oleme siin noortekades, selleks me oleme ka kogudusena olemas, et nendele mürkidele vastu hakata. Et leia, palveta ise, aga leia ka üks usklik, usaldusväärne inimene, sõber, aga võib-olla sa sõbrale ei julge, sest sa arvad, et mis ta sust hakkab arma. Võta keegi, kes on võib-olla sulle naaberkoguduse pastor teinekord või keegi teine, aga et keegi, kelle juurde sa julged minna öelda, et aga mul on sellega probleem. Ma tahan sellest lahti saada. Alguses proovid ise, aga üldiselt, kui on juba mürk sisse tulnud, selline sõltuvus, siis meeleparandus tähendab otsust, aga teinekord on vaja ka tunnistada kellelegi, et sul on probleem. Ja mida nüüd mina Piibli põhjal usun ja mida ma olen näinud, meeleparanduses on tohutu vägi. Eneseõigustamine on meil inimlik pool, aga meeleparandus sellise radikaalse pöördena Jumala ees. Selles on, Jumal on oma vägi selle taga, mis ta sinna annab. Ja ma olen näinud, et inimesi on inimesed saanud narkosõltuvusest vabaks, alkoholisõltuvusest vabaks. Ja mõnikord jäävad võõrutusnähud, kui me nii ütleme. On asjad, mis nagu vajavad nagu tuge, mõnda tugiisikut, et kui see sõltuvus on pikka aega olnud, jah, sa pöördud Jumala ees, sa paned selle asja maha, tunnistad, aga seal on tõesti sellist inimlikku abi vaja ka sinna kedagi juurde. Keegi, kellega koos läbi käia, võib-olla mõnda spetsialisti sõltub, millega tegemist on. Aga meeleparandusel Jumala ees, kus Jumala vaim tuleb appi, selles on tohutu vägi. Meeleparandus kui selline radikaalne pööre, märgi maha paneks, siit ma lähen edasi ja see käib nii nende nähtavate meelemürkide kohta kui ka himude kohta, soovis olla maailma moodi, eksiõpetuste sisse sattudes, parandada meelt, nimetada asju õigete nimedega ja paluda Jumala väge sinna appi. Teine asi, millest Piibel räägib, on meele uuendamine. Kui on meelemürk, siis meeleparandus on see radikaalne pööre, et jah, ma panen kanna maha, ma palun abi, ma ütlen, et nii enam ei saa ja Jumal tuleb appi ja teised inimesed ka, kui vaja. Aga meele uuendamisest Rooma kirja 12. peatükis oli see ärge muganduge praeguse aega, vaid saage uueks meele uuendamise teel. Ja see on juba kirjutatud kristlastele, kellel see meeleparandus on selles mõttes suure pöördena olnud, aga meil on vaja siiski meelt uuendada.
Ja see piibli salm edasi läheb, et mismoodi katsuda läbi, mis on Jumala tahtmine, hea ja meelepärane. Et õppida Jumala tahtmist tunda, piiblit, vot selleks on noortekad, selleks on jutlused, selleks on kodugrupid, selleks on isiklik osadus Jumalaga, et nagu uuendada seda meelt. Üks pastor kunagi ütles, et kui inimesed pöörduvad, see pöördumine, see meeleparandus võib väga ehtne olla. Ta nagu saab aru, et tal on patt, asi on valesti, aga ta mõtteviis ei muutu. Ta pöördub küll ära, ta kahetseb, võtab Jeesuse vastu või palub selle konkreetse patu andeks, aga tema mõtteviis ei muutu, samad mõttemallid jäävad alles. Ja siis ta on varsti vanade asjast tagasi. Ja tuleb seda meelt uuendada, lasta nii-öelda Jumala mõtteviisidel, õigetel mõtteviisidel, mürgist vabadel mõtteviisidel, täita ennast sellega, õppida seda, teada, mis on Jumala tahtmine. Ja kolmas meeleasi, mida piibel ka kasutab, on meele harjutamine. Meele harjutamine. Heebra kirja 5. peatükis ütleb piibel küpsete kristlaste kohta, et nende meeled on kogemuste varal harjunud eristama head ja kurja. Väga huvitav kirja kohta on, et on beebikristlasi, aga need on küpsed kristlased, kelle meeled on harjumuse varal, on kogemuse varal või harjumuse varal harjunud eristama head ja kurja. Et meie meeled õpivad aja jooksul kogemuse varal, kui me loeme piiblit, palvetame, hoiame elavat suhet Jeesusega ja tekib mingisugune tunnetus, mis on õige ja mis on vale. Eristama head ja kurja, eristama mürki ja mitte mürki. Ja ma arvan, et siin kehtib ka vastupidine. On võimalik kogemuse varal ka nüristada oma meeli. Kui me ikka tarbime mingeid mõttetuid asju, kui ma olen millestki sõltuvusest, ma leian 100 põhjust, miks see on õige tegelikult ja ma ei erista enam head ja kurja. Kui ma himustan midagi, siis ühel hetkel minu mõtted kuidagi hägustuvad ja ma leian, et aga tegelikult jah, piibli järgi on patt, aga minu jaoks on Jumalal erand. Tegelikult ja mina suudan sellest üle olla ja teised langevad sellesse himusse, aga mina suudan sellest läbi minna, mind on Jumal eriliselt kutsunud. Meeletud mõtted, mis inimesel võivad tekkida. Kõik saatanast, selline meelemürk. On võimalik harjutada ennast ka valesse suunda. Mida me tarbime. Kui me oleme mingis nürides asjades, siis see nüristab meid, kui me oleme Jumala asjades, siis see harjutab meid õigesse suunda. Nii et vaata, millega sa oma meeli toidad, kuhu kuulub suur osa sinu ajast. Ja kui on vaja meelt parandada, siis selleks ei tule paremat aega kui täna. Ja seda tuleb teha nagu kohe, siin ei ole nii, et äkki tasapisi muutub. Need asjad on protsessid, 2. ja 3. Sellega me tegeleme meele uuendamise ja meele harjutamisega, tegeleme ka kristlastena kogu aeg, et see läheks õiges suunas. Aga kui oma meelt parandada, panna kand maha, öelda, et tegelikult siin ei aita midagi muud kui kannapööre ja öelda, et see asi on patt ja panna maha ja küsida abi Jumala käest ja küsida teiste käest abi, siis tuleb seda teha võimalikult kiiresti, leida selleks aeg ja koht ja inimesed. Minna Jumala ette. Aga muud asjad on sellised protsessid ja Jumala abiga on võimalik vabaks saada nendest asjadest. Mõni asi võstab kaua, mõni asi jääb kuidagi minevikust meelde, aga Jeesus on tulnud päästjaks ja nendest meelemürkidest on võimalik parem kui hoiduda, aga hea sõnum on see, et on võimalik meeleks vabaks saada siiski. Ja mitte inimlikke pingutusi on ka head, on raviasutused ja kõik muud, on kõik omal kohal, aga Jumala vägi meeleparanduses on suur. Nii et siia ma tõmbaks joone alla, meil on lootust. Ja kristlastena need 2 ja 3 peaks meie pidevad eluosad olla, meele uuendamine ja meele harjutamine, siis me taipame, kui mürgid kuskilt tulevad ja oskame neid vältida. Aamen. Aga nüüd me palvetame ka, tõuseme selleks. Issand, ega me ei teagi, kust need meelemürgid meile sisse tulevad. Mõnda me teame, aga kõigest me ei tea ja sellepärast me palume, et need nähtamatu maailma asjad, mis tegelikult on veel tegelikumad, himud, soov muganduda maailmaga, eksiõpetused,
ma palun, et sina hoiaksid meid. Aga kui on ka neid maiseid meelemürke, sõltuvusi, olgu sõltuvusained või mingid hasartmängud, nutisõltuvust, pornograafiat, me oleme sõltuvuses mingist informatsioonivoost, anna meile sellist püha vaimu valgustust, et me ise märkame. Et me saame aru, et siit on vaja meelt parandada, siit oleks vaja lahti saada ja sinul Jumalal on palju parem plaan meiega. Sa tahad meid vabaks teha. Kui kellelgi on siin oma südames igatsus, aga tegelikult see puudutab mind ja ma tahan vabaks saada, siis ma palun, et Jumal, sina oma püha vaimu meelevallas täna aitaksid teha meeleparandust. Ja kui on mingid asjad, millest on juba meelt parandatud, aga vajavad veel harjutamist, siis anna selleks jõudu. See on aita, et me võime teiste jaoks olla abilised, toetajad, kes igatsevad õigele teele saada. Ja palun, et kui me oleme täna õhtu veel siin ülistuses ja palves, siis et sina oma püha vaimuga julgustad meid minema edasi. Annad meile lootust ja aitame, et me oleme ka need, kes viivad sinu lootust siia maailma. Nendele, kes küsivad, kuidas ma saan vabaks, et Jeesus, sina oled päästja. Ja õnnista seda ülistusosaga, mis nüüd peatselt järgneb veel. Tule oma vaimuga meie lähedale. Aamen.